Antibiootikumid aitavad organismil võidelda bakterite põhjustatud haigustega, nagu kopsupõletik, põiepõletik, angiin ja paljud teised tõsised nakkused. Meil on väga palju bakterite poolt põhjustatud haigused, mis on väga tavalised. 100 aastat tagasi oli see surmapõhjus number 1, said mõne bakteri nakkuse, surid maha. Ja nüüd, kui meil antibiootikumid enam ei mõju, siis on halvasti. Tänaseks oleme aga jõudnud olukorda, kus paljud bakterid on muutunud ravimitele resistentseks. See tähendab, et antibiootikumi ravi ei pruugi inimesele mõjuda. Kui antibakteriaalne ravi ei toimi, siis haige võib surra või sureb. Viimastel andmetel sureb Euroopa majanduspiirkonnas igal aastal rohkem kui 35 000 inimest, sest nende haigus ei allu antibiootikumide ravile. Miks siis ikkagi bakterid muutuvad antibiootikumide toimele vastupidavaks ega allu enam ravimi toimele? Üheks suurimaks loomulikult üle maailma loetakse seda, et me kasutame liigselt antibiootikume ja me kasutame erinevaid toimeaineid liiga kergekäeliselt. Siin mõnes haiglas me näeme, et on olnud kummalist antibiootikumide väljakirjutamist siin ja seal ja arutame neid küsimusi, et saaks neid veel parandada, aga kui me võrdleme muu maailma ja muu Euroopaga, siis kindlasti on meil asjad paremini kui enamuses kohtades. Minu arvates ja ka minule teada olevate andmete põhjal võib tegelikult öelda, et ka perearstipraksistes, lastehaiglatest rääkimata see antibiootikumide valik on siiski hoitud väga hästi tasakaalus või kooskõlas WHO tänase WER-klassifikatsiooniga. Ennekõike kasutatakse penitsilliine, mille riskid on suhteliselt madalamad ja tegelikult ka niisugust jämedat üleravimist ma kindlasti väita ei julgeks. Ma arvan, et me seisame teiste Põhjamaadega üsna hästi ühes reas, mis puudutab kasutust. Tegelikult Eesti on ikkagi üks vähem antibiootikume kasutav riik Euroopas inimeste poolelt. Loomade andmed, et Eesti kasutamine on pidevalt tasapisi langenud. Me oleme olnud Euroopa mediaan, see tähendab seda, et pooled meist kasutavad rohkem, pooled vähem. Tegelikult ongi enamik, see on umbes 70% maailmas tarbitavatest antibiootikumidest kasutusel loomapidamises, sest 80% veiste ja sigade haigustest on just nimelt bakternakkused. See tähendab, et neid peab ravima antibiootikumidega. Ohtu, et me sööme endale sisse liha, kus on antibiootikumide jääke, vähemalt Eestis toodetud toidu puhul karta ei maksa, ütleb Maaülikooli kaasprofessor Piret Kalmus. See on kontrollitud, et kõik see, mis jõuab poelettidele, on hinnatud, kontrollitud ja jääkide vaba. Ja kuna antibiootikumide kasutamine on Eestis produktiivloomade ravis langustrendis, me ei kasuta antibiootikume Eestis haiguste ärahoidmiseks, sest see on keelatud, siis ma võin küll öelda, et ma tahan uskuda, et antibiootikumide jääke sisaldavaid toiduaineid meil ei õnnestu väga tarbida. Ja see suund siis ikkagi peaks olema, et võimalikult vähe, aga ikkagi vajadusel kasutada antibiootikume? No kokkuvõtteks nii, et võimalikult vähe, aga nii palju kui vaja. Ja säilitab meile antibiootikumid, et me saame neid ka tulevikus kasutada, sest ega see ei ole ju pikka aeg, see on ligi 100 aastat, kui me oleme saanud neid kasutada. See pikas ajaperioodis on ju nii lühike hetk, et hoiame neid ikkagi oma lastele ja lastelastele ka.